Niisiis, läheme edasi keskaegse linnastruktuuriga ja üheks väga heaks näiteks läbi kõigi ajastute on kahtlemata Firenze. Me vaatasime Firenzet antiiklinnaehituse puhul, sest seal on väga selgelt kvadratuurne Rooma-aegne sõjaväelaagri struktuur siia alla paigutatud ja siin sellel joonisel näeme nüüd 6 erinevat linnamüüri. 2 nendest on isegi natukese väiksemad kui Rooma sõjaväelaager kunagi oli, nii et see kindlustatud asula tõmbus kokku, kuna inimesi oli piisavalt vähe. Nii et kahanevad linnad ei ole mingi uus nähtus, vaid ajaloo jooksul neid on ikka ja jälle tekkinud. Urilinn näiteks lõpetas oma eksistentsi sellepärast, et jõed läksid eemale sellest linnast. Pikka mööda ei olnud enam mõistlik seda linna selle koha peal pidada või inimesed läksid sealt lihtsalt minema ja linn kadus koos inimestega. Väga hea näide kaasaegsest linnade liigutamisest on Kiruna. Te kindlasti kõik teate, Põhja-Rootsis on tohutud raua ja muu maagi kaevandused, Kiruna kaevandused ja sinna tehti kunagi moodne linn ja nüüd see kaevandus on lahtine kaevandus, mis tähendab seda, et ta läheb kogu aeg suuremaks, see spiraal, millest maaki üles tuuakse, läheb kogu aeg võimsamaks ja linn jääb ette, aga kuna seal all on seda maaki ikkagi veel nii palju ja see on nii kallis, siis on otsustatud linn ära viia. Võetaksegi linn lahti ja viiakse minema ja ma küsisin professor Lars Westinilt, kes on Umeå ülikooli majandusprofessor, et kas siis kohe ei saanud seda läbi mõelda, et teeks linna natukese kaugemale, et ei oleks vaja sellist suurt ettevõtmist teha. Ja ta ütles, et sellel hetkel ei olnud transporti ja see transport oleks olnud nii kallis, et ei olnud mõtet linna kaevandusest väga kaugele teha ja lihtsalt see aegade hämarusest on see kaevandus nii palju välja andnud, et nüüd tuleb linn ära viia ja linn on odavam on linn ära viia, kui lasta kaevandusel jõuda seista. Ja seal on polaaröö muidugi, nagu te ette kujutate, inimesed lähevad sinna 4-5 kuuks ja siis saavad päris hästi palka, pärast seda siis puhkavad kusagil, aga vaatamata sellele on ikkagi täielikus ööpimeduses olev linn tekitab probleeme. Et see ei ole päris nii, et rahaga saab kõike kinni maksta. Nii et kahanevad ja ümbertõstetavad linnad on arhitektuuriajaloos ikkagi olnud. Ja siin me näeme seda viimast linnamüüri lillaga tähistatud. See on siis Medicite lõppperioodil tehtud linnamüür. Ja mul on siin vist, ja kui me näeme ka suurelt kaardilt, et mida kaugemale kesklinnast, seda suuremaks lähevad vabade territooriumite ja suurte tänavate vahed. Mis näitab seda, et tegelikult seda linna jõutud täis ehitada, et see algupärane kavand, suure linnamüüri viimane kavand osutus natukese üle jõu käivaks. Ja praegugi me näeme üleval siis põhja-ida suunas on suured pargid, mis on olnud vabad territooriumid. Nüüd Firenze puhul tuleb nimetada, et tegemist on linnriigiga, siis mõnes mõttes nagu Tallinn, Stadt und Land Reval, et on üks keskne linn, ta on algupäraselt siis munitsipaliteetlinn või rae poolt valitsetud linn ja selle ümber teatavad territooriumid. Ja nüüd on küsimus nii nagu Tallinnaski, et kuidas seda linna siis kaitstakse, kui mingid röövlid või võõrvallutajad juhtuvad tulema. Ja kõige toredam selle puhul on see, et algupärane Rooma sõjaväelaager on selleks jaotuse aluseks, nii et kui me võtame Cardo ja Decumanuse risti ja sealt tõmbame välja siis tänase tänavate võrgu järgi nagu 4 kiirt, mis jagab linna 4 ossa, siis igast linnaosast tekkis nagu territoriaalarmee, nendel olid oma relvad, nendel olid oma väepealikud, oma ohvitserid, kes siis vastutasid linna kaitsmise eest. Mõnes mõttes nii nagu Amsterdamis, eks ju, me teame öist vahtkonda, seda maali, kus on siis kujutatud veel mitte päris enam sõjaväeline, aga natuke nii nagu meie
meie Mustpeade ordu poolsõjaväeline organisatsioon, kes küll käib koos veel ja kasutab, vähemalt pidulikul juhtudel kasutab relvi, aga tegelikult sõjaväelist funktsiooni enam ei oma. Noh, nagu näiteks Tallinnaski papagoi laskmine kevadel, mis oli ka sõjaline selline simulatsioon või sõjaline sümbolakt, viidates siis territoriaalarmeele või kaitsearmeele. Tallinnas on teada, et Soobel on seda uurinud ja kirjutanud. Igal tornil olid niinimetatud tornipealikud, siis need olid nagu ohvitserid, kes juhtisid seda meeskonda, mis siis algupäraselt kogunes selle torni ümbruses olevatest inimestest, kes olid siis linnavalitsuse käsul rakendatud sõjaväeteenistusse ja neil pidid olema oma relvad, seda nad pidid muidugi oma raha eest muretsema ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selline territoriaalarmee, aga mida kaugemale renessanssi, seda rohkem territoriaalarmeed kaovad ja nende asjale tulevad palgasõdurid. Ja kui me vaataksime sellist linna nagu Urbino, mis on täpselt, kui te kujutate ette endale Roomat, eks ju, ja Roomast tõmbame joone itta läbi mägede, seal on üks läbipääs, see on Urbino läbipääs, siis ühendab suurt kaubateed teiselt rannikult Roomaga, siis selle linna võttis omale või tugevdas ta, ehitas ümber enda jaoks selline mees nagu Federico da Montefeltro, kes oli kõige kuulsam palgasõdur renessansi ajastul. Ja mõnes mõttes, see on nagu ka natuke nagu rahanduse, panganduse ja sellise uusaegse poliitika arenguga muutus territoriaalarmee palgasõdurite armeeks ka üsna amoraalseks, mis tähendab seda, et kelle raha oli, need maksid. Aga Montefeltro kohta on teada seda, et ta oli nii osav ja võimekas väepealik, et tavaliselt ei läinudki asi sõjalise konfliktini. Lepiti nagu rahas kokku, kui suur see summa on, mille eest see sõda ära jäetakse ja siis omavahel vahetati see raha ära ja sõda kui sellist ei tulnudki. Noja. Aga see linnastruktuur siis vähemalt algupärasel kujul kirjeldab meile mitmeid linna majanduslikke, aga samal ajal ka ruumilisi võimalusi, kuidas need linnamüürid ehitatakse. Nüüd lisaks linnamüüridele hilises keskajas tekivad ka omaette kindlused või fordid. See on olulised selliste eelkaitsekindlustustena, aga ka kui vaenlane tuleb, siis nad jäävad sellise partisani koldena jäävad tegelikult vaenlase poolt hõivatud territooriumisse, iga kell võib oodata sealt vastulööke. Nii et kindlused ja kiibid, nii nagu me eelmine kord vaatasime Inglismaalgi, on üsna olulised kaitsevahendid. Nad on kaitsevahendid, nii nagu ka vanem Tallinn, hetkel keskaja lõpuni vertikaalkaitse põhimõttel, mis tähendab seda, et on müür või vallikraav, mis kõrgust pidi tekitab raskusi linna vallutamisel. Niipea kui tulevad kahurid ja kahurid jõuavad Hiinas valmistatud püssirohust ja modernistlikult reformeeritult relvades kasutamiseni jõuavad Euroopasse kusagil 1400–1425, natukese umbes samal ajal, kui tuleb ka trükikunst lõpuks. Nii et renessans, hiliskeskaeg ja renessans sujuvalt nagu sulanduvad kokku ja toovad kaasa täiesti uued tehnoloogiad. Ja minu sellises suures kujutluses ongi meie selle tsivilisatsiooni lõpp, mis täna on meil käes tänu digitaalsele revolutsioonile, algabki renessansis. Modernism võiks olla alguse saanud renessansist. Ja kõige toredam on see, et kui renessans sünnib, me võib-olla sellel tunnil räägime natukese pikemalt, kui me jõuame renessanssini, siis näiteks on Veneetsias üks kaupmees saatnud arhitektile kirja, et ta tahaks, et tema palazzo tehakse a la moderna, et siis moodsal viisil. Mis tähendas seda, et tegelikult tuli teha klassitsistlik, siis poolkaarele üles ehitatud proportsioonisüsteemis tagasi antiiki uus arhitektuur. Ja seda ei nimetatud renessansiks, seda nimetati ikkagi moodsaks arhitektuuriks. Nii et modernism ja moodsus tihtipeale käib ikka nende inimestega koos, kes seda konkreetselt vaatavad ja suurtele perioodidele seatakse nimed hiljem. Kuigi, nagu ma sellele olen ka ilmselt viidanud, modernismi 500 aasta pikkune modernism, kuni me tänaseni selle võtame, võib-olla isegi natukese rohkem, kui me hiliskeskaja sisse arvutame,
ei võimaldaks ennast uurida ega liigitada, kui me kõike selle nimetame modernismiks. Ja seepärast ei nimetata seda ei kunstiajaloos ega filosoofiaajaloos üheks suureks perioodiks. Aga ehituse, arhitektuuri, mehaanika ja mitmete intellektuaalsete ettevõtmiste jaoks, ma arvan, see ongi modernismi algus. Ja Firenzes tekivad keskaja lõpus ja renessansi perioodil tekivad võimsad avalikud ruumid, nii nagu seda on olnud antiigis. Muidugi see ruum ei ole nii võimas kui Rooma foorumid, aga ometi tähtsatest objektidest, nii nagu me näeme siin seda väljakut, mis on olnud Cardo ja Decomanuse ristumiskoht. Me näeme San Giovanni baptisteeriumit, toomkirikut, need on kõik keskaegsed ehitused. Ja üleval näeme pikki seda tänavat Brunelleschi, keda ma loeksin ka veel hiliskeskaegseks ja vara uusaegseks autoriks, kes on seal kuskil vahepeal. Seal on tema esimene sotsiaalne linnaruum. See vaeslaste hospital, mis paremat poole jääb sellel väljakul seal üleval, kahtlemata on üks silmapaistvaid keskaja lõpu avalikke ruume. Siis tehakse eraldi seisva maavalduse ja majavalduse juurde tehakse avalik trepistik ja varju külge päikese poolt kaitstud stoa, millel ei ole mingisugust praktilist väärtust. See on selle konkreetse Medicite poolt annetatud rahaga tehtud vaeslaste orbude kodu, selle omakorda annetus nagu linnale tagasi, sellise avaliku ruumina. Ja allpool me näeme Palazzo Vecchiot, mis on algupäraselt olnud siis linnarae kooskäimiskoht ja selle ümber olevat väljakute kompleksi ja siis päris hiline Uffitsi läbiraiumine vanast keskaegsest linnastruktuurist on juba täiesti uusaegne nähtus. Firenze annab võimaluse meil ka vaadata Edmund Baconi käsitlust keskaegse avaliku ruumi geomeetriast. Ja siin on hea näide, üleval on meil Rooma avalik ruum, mis on selline reguleeritud ja selge. Palazzo Vecchio ümber on 2 väljakust koosnev, millel on üks ühisosa, varjud nagu joonistavad selle väga hästi välja. Palazzo Vecchiost natukese paremal poole me näeme ühte tänava laiendust, mis on sinna tehtud ja siis all paremal nurgas Santa Croce katedraal ja selle ees ja külje peal olev kaubandusväljak, mis ka moodustavad väljakute sümbioosi. Ja ühe näitena Edmund Bacon siis kirjeldabki, et keskaegse linnaruumi erandlikuks näiteks või üheks iseloomulikuks näiteks, mida leidub kindlasti ka kusagil mujal, aga üleüldiselt orgaaniliselt arenenud linnaruumide puhul on see tüüpiline, et tekib mitmest väljakust kompleks, millel on teatud ühisosa ja see ühisosa ühtlasi on ka artikuleeritud ruumiliselt, kas siis avalike ruumidena, mis sisenevad hoone mahtu, nii nagu siin on näidatud, aga võimalik ka, et valdustornide või arhitektuursete aktsentidega, mis selle linnaruumi mingisuguse pingelise koha nagu kavandavad või teevad aegade jooksul veel pingelisemaks. Ja hea näide on siin näiteks, üks on minu vanalinnas lemmikkäike, mida on tihti ka tore näidata väljaspoolt tulnud inimestele, on börsikäik ja saiakäik. Et kui hakata laialt tänavalt tulema läbi börsikäigu, siis seal on nagu väravamomendid, mitu väravamomenti tekib, sissepääsud ja algused ja siis see ruum nagu aeg-ajalt niimoodi pulseerib, läheb laiemaks, tuleb uuesti kokku, siis tekib uus väravamomment ja kahtlemata saiakäik oli ju üks vanemaid Tallinna tänavaid, aga ta ei olnud nagu algusest peale kohe selline, nii et tänase Majasmoka kohviku ees tegelikult oli veel üks väikene majakene, mis ulatas saiakäigu ja börsikäigu vahele ja suurgildi hoonest. Gildi mehed otsustasid ühel hetkel, et see ei ole väga esinduslik nende maja esine. Ostid selle maja ära, lammutasid, mille tulemusena tekkiski börsikäik, Pika tänava laiendus, mis annab sellise prantsusepärase laieneva tänavruumi ja sealt edasi siis Pühavaimu kirik sinna nagu eriliseks
aktsendiks hiljem tekib, eks ju, see kell, mis meid vastu võtab, kui me börsikäigust läbi tuleme ja siis uuesti saiakäik ja siis Raekoja plats, mille juurde me tuleme tagasi. Niisiis Santa Croce esineväljak ja ma tahan siin öelda, et need väljakud ei ole kavandatud või algupäraselt selliseks tekkinud. Mul ei ole konkreetset materjali nüüd Santa Croce kohta, aga küll Toomkiriku kohta, siis Santa Maria del Fiore kohta on küll selline materjal olemas, mida ma olen ise näinud. Seda ei ole võimalik internetist leida ja ajalooraamatutes ka ei kirjeldata, aga kiriku muuseumis oli see selgelt näidatud, et algupäraselt on kirik ehitatud ikkagi hoonete sisse või palju hooneid toetuvad vasta kirikut. Nii nagu näiteks Amsterdamis siiamaani. Peakatedraal on sisuliselt nagu linnaruumi kehandi sisse kasvanud või nagu ka Prahas. Et sellised väljakuruumid ja avalikud ruumid on tihtipeale tekkinud siis nagu linnaruumist välja õõnestades või Campanili ümber näiteks Firenzes on olnud ehitused, need on ära ostetud, hoonete fassaade on õgvendatud selleks, et Campanil ja Toomkirik oleksid nagu ühes vabas ruumis nagu elementide või monumentidena domineeriksid. Aga ma usun, et ka siin on sama juhtunud. Kas kõik on juba märganud seda naljakat struktuuri, mis selle väljaku vastas kohe on? Mis see võiks olla? Mingi teatri ümber. Ma arvan, et see on areen. Et see on algupäraselt olnud areen, ma tulen selle juurde kohe tagasi. Aga niipea, kui me ülevalt vaatame neid linnast seest, me kindlasti seda ei näeks. See on Santa Croce kloostrite kompleks ja seal keskel see väike kuppel on Paatsi kabel. Seda ma lihtsalt ütlen nagu turismi objektina, et see on Brunelleschi üks kammerlikumaid ja paremini minu arvates kavandatud ehitusi ja absoluutselt teistsugune, mis näitab, et ta on ikkagi ka juba renessansi arhitekt, mitte enam keskaegne arhitekt. Ja nüüd ka siin me näeme sellist natukese laienevat, pulseerivat, romantilist tänavaruumi, siis me jõuame kiriku ette, Santa Croce ette, seal paremal pool me näeme, on selline natukene laiendus, see on turg ja jällegi peame mõtlema, eks ju, see on põhjapoolne külg. Kuumusega ja päiksega on seal alati varjuline, see on see, kuhu tekib joonturg või tänavturg. Ja siis nüüd siit keskajal ja läbi raiutud tänavate võrk on ennast üles ehitanud sellisele struktuurile, mille põhiplaani ma ka leidsin, mis näitab meile selgelt, et areeni müürid, kontsentrilise ülesehitusega müürid on veel alles suures osas, aga kuna tal puudub vajadus, siis on ta uuesti täis ehitatud ja kasutades neid samu müüre. Siin on üks Firenze kesklinna rekonstruktsioon, kus siis võib-olla, et just selle koha peal on olnud taoline areen. Mitte väga suur, kui me lähemalt vaatame Kolosseumiga ei anna teda võrrelda, aga siiski. Ja Santa Croce kirik ise näeks siis välja selline. Ta on fassaad on tehtud klassikalisel viisil, marmori ja mitmevärviliste teiste kividega nagu travertiin ja rohelist, ma ei tea, ma arvan, et roheline on ka marmor. Nendega viimistletud ja all on siis kas tellis või lihtsalt kiviladu. Dante Alighieri monument nurga peal ja selline näeb see linnaväljak tõepoolest ka välja. Nüüd teine selline omapärane välja uuristatud ja kahtlemata keskaegne linnaruum on Püha Laurentiuse kiriku kõrval, see ei ole väga kaugel Toomkirikust ja ka siin me näeme, et kiriku ümber on tekkinud peaaegu et 180-kraadine väljakute kompleks. Näeb ta välja selline ja mis selle väljaku kompleksi teeb uhkeks on see, et kirik on tõstetud sellisele pedestaalile, mis nagu annab nulljoone kiriku aluse tegemiseks ja siis linnaruumi topograafiasse sulanduvad need lepid sisse ja moodustavad võimsa aluse või stülobaasi, nii nagu antiikses ruumis. Ja ühtlasi annavad võimaluse inimestel istumiseks, käimiseks, visuaalseks
eristuseks ja juhin ka tähelepanu nendele katustele, eks ju, mis jooksevad siit läbi ja ka sellesse tänavasse, mis Laurentiuse kiriku juurest läheb ja taaskord näeme sellist tänavturgu, mis ikka ja jälle tekib ja elavdab seda linnaruumi. Ja siis on võimalik see turg kokku pakkida ja on tänavatel vaba läbipääs. See mausoleum, mis sinna taha on ehitatud, on hiline, see oli plaanitud selliseks võimsaks mausoleumiks, aga Laurentiuse San Lorenzo on oluline sellepärast, et seal on Michelangelo skulptuurid ja vana ja uus käärkamber ja kohe esimese kloostrikäigu ümber on Laurentiuse raamatukogu, mis on üks vanemaid ja selle torni all on siis Laurentiuse raamatukogu trepp. Me sellesse ei süvene, aga see pidavat olema ainukene ehitus, mille projekt on kirjeldatud kirjateel. Siis Michelangelo on seda kirjeldanud, et võt selline peab see trepp välja nägema ja siis selle asemel, et teha joonis, kirjeldab seda sõnadega. Et võib olla ka teistsuguseid projekte kui geomeetriliselt tehtud, aga kui aus olla, siis ma seda juttu ei usu. Suure tõenäosusega, see on nii keeruline, seda ei ole võimalik kirjeldada. Suure tõenäosusega on seal ikkagi olnud mudel ja siis ta kirjateel seda mudelit parandab. Aga see on minu pealiskaudne vaade sellele, see ei pruugi vastata tegelikkusele. 5 kohal me näeme, seal on läbi 4 korruse, võimsad suured korrused, ehitatud trepikoda ja trepp selle keskel siis suurejooneline renessanslik trepp. Ja nüüd San Lorenzo siis lähemalt vaadates ja tema fassaad on tegemata. Ja kui keegi tahab täpsemalt teada, miks see tegemata on, siis on Manfredo Tafuri, kes on üks olulisemaid arhitektuuri ajaloolasi ka kirjutanud modernismist ja paljudest teistest perioodidest, on tema üks viimaseid raamatud on Renessanss ja Printsid ja Renessanss. Ja seal on terve peatükk pühendatud sellele, miks kõik need võistlused ebaõnnestusid, sest need võistlused tõesti pidid tegema fassaadi, seal on mitmed poliitilised, mitmed majanduslikud, aga eelkõige ka nagu kultuurilised protsessid, et me ei võta seda arhitekti, kes ei ole meie kambast ja on tegemata. Tänasel päeval ma kujutan ette, et Itaalia monumendi kaitsjad kindlasti ei lubagi seda sinna ehitada, nii et see jääb nüüd igavesti. Ja tegelikult see fassaad näitab meile, kuidas ikkagi dekoratsiooni ja perspektiivportaalide ja ukseportaalidega tehakse see suurejooneline